Piibot põrandarobotil on sisselülitamise koht kõhu all. Vasakpoolsega me lülitame sisse roboti enda ja parempoolsega lülitame sisse helid. Näitan veel korra. Lülitan välja, lülitan sisse. Lisaks on kõhu all olemas ka laadimiskoht. Järgnevalt tutvume Piiboti käsklustega. Piibotil on 4 nooleklahvi, millega saab teda programmeerida liikuma vastavates suundades. Edasi, tagasi, paremale pööramine ja vasakule pööramine. Kui me liigume edasi või tagasi, teeb Piibot täpselt 15 cm pikkuse teekonna. Kui me kasutame paremale või vasakule nuppusid, pöörab Piibot täpselt 90 kraadi, aga ei liigu oma kohast edasi. Lisaks on võimalik Piiboti panna tegema ka väikest pausi, see on see nupp, ja kustutada ära tema eelnev teekond, see on siin ristiga märgitud. Mälu tühjendamine on väga oluline, sest kuna Piibot suudab meelde jätta 40 käsklust, siis juhul, kui te mälu enne järgmist teekonda ei tühjenda, liidab Piibot lihtsalt oma teekonnad kokku. Kui te olete teekonna Piibotile ette programmeerinud, vajutades nooleklahvidele ja pausile, tuleb vajutada kõhu nupule, mille peale hakkabki Piibot edasi liikuma. Kui te joonistate ise Piibotile liikumismatti, arvestage siis teekonna pikkusega, mis on täpselt 15 cm ja sellega, et Piibot saab ennast pöörata ainult 90 kraadi, kas vasakule või paremale. Toon nüüd programmeerimisnäite. Teen programmi, kus Piibot liigub 2 sammu edasi, 1, 2, seejärel pöörab ta ennast paremale, seejärel liigub ta 1 sammu edasi ja pöörab veel 1 korra paremale. Nüüd teeb Piibot pausi, pöörab vasakule ja liigub 1 sammu tagasi. Paneme Piiboti käima ja vaatame, kuhu ta suundub. Nagu näha, andis Piibot tagasisidet vilkuvate silmade ja heliga. Kui me soovime nüüd Piiboti saata järgmisele teekonnale, on meil vaja eelnevalt mälu tühjendada, vajutades selleks ristile. Piibot reageeris häälega. Teeme veel ühe lihtsa teekonna, kus Piibot liigub lihtsalt edasi, teeb pausi, pöörab vasakule ja liigub tagasi. Liigub edasi, teeb pausi, pöörab vasakule ja liigub tagasi. Vajutan kõhu. Ja niimoodi toimibki Piiboti programmeerimine. Kui te olete töö Piibotiga lõpetanud, lülitage Piibot jälle kõhu alt välja, samamoodi heli välja. Mitte väga suure koormusega Piiboti kasutades jätkub Piibotiga mängimisrõõmu kuni 8 tunniks ja laadida tuleb teda siis peale lõplikku tühjenemist kuni 12 tundi, aga vähema tühjenemise korral vähem.